No tšau! Minu kõrval istub Mirjam Kolga, kinnisvarahindaja, kelle poole mina alati pöördun. Leidsin netiavarustest tema kohta sellise soovituse. Olen tellinud Mirjamilt hindamisakti juba 3 korral. Iga korraga üha rohkem veendudes, et kui on uuesti hindamist vaja, siis Mirjam on inimene, kellelt hindamine tellida ja keda hea meelega ka tuttavatele soovitan. Sa oled esimene külaline Tip Tuesday ajaloos. Vaatajad ka võite märku anda, kas peaksime tulevikus ka võib-olla külalisi kutsuma. Ma ise hindan kinnisvara hindajaga koostööd. Nii et suur tänu sulle selle eest. Kuidas sina üldse hindajaks jäid? Tihti minult küsitakse, kuidas maakleriks saada. Nii et räägi, milline sinu teekond on olnud? Käisin ülikoolis täiesti teist eriala õppimas ja pärast ülikooli siis tutvuste kaudu olin kuulnud hindajatest midagi, aga ma ei teadnud ka, kes on hindaja, miks teda vaja on või mille jaoks. Ja siis lihtsalt läksin vestlusele Toomus kinnisvarasse siis ja mind võeti tööle, ehk siis edasine protsess käis kõik töö käigus. Ja septembris nüüd olen, või septembris saab siis 5 aastat täis, kui olen hindaja olnud. 2 kutsetaset olen ära teinud, et hetkel olen siis 6. taseme hindaja, et võin ise allkirjastada oma töid. Kuhu sa näed, kuhu turg praegusel hetkel liigub? Hetkel ei ole ju mingeid hinnamuutusi tegelikult väga näha olnud, et võib, kuna see nõudlus on mõnevõrra vähenenud, siis see hinnalangus võib üks hetk tulla. Kui palju, millal, eks seda ole nagu näha. Hindamisakte koostades on ka veidi konservatiivsemad. Eks me peame alati konservatiivsed olema ja objektiivsed. Kindlasti tahame kasutada väga värskeid nagu tehinguid ja sellest nagu lähtuda. Küsin kiiresti kohe ära üks küsimus, mis Instagrami kaudu tuli vaatajatelt. Miks turuväärtus tuli mul madalam, kui sarnased asjad portaalis müüvad kallimalt? No tegelikult ongi see, et kui me vaatame neid pakkumisi kinnisvaraportaalidest, KV City, Kinnisvara 24, siis ei pruugi peegeldada seda tegelikku hinnataset. Meie ikkagi lähtume reaalselt tehtud tehingutest ja on olnud märgata ka seda, et need tehingud on madalamad kui siis see pakkumishind. Et sealt see vahe siis võibki nagu tulla, sest et omanik ju võib ju küsida ükstas kõik, mis hinda. Delta on igal turul ilmselt sees, kas praegu see vahe pakkumishindade ja tehinguhindadega on kasvanud? Jah, võib küll öelda, et on mõnevõrra võib-olla kasvanud. Tegelikult ma arvan, see sõltub ka väga palju sellest varast, objektist siis. Konkreetsest? Ja, täpselt. Et ütleme, et Mustamäel paneelmajad, Lasnamäe paneelmajad, et seal võib-olla see hinnavahe ei ole nii suur, aga sellised võib-olla siis omapärasemad varad, objektid, et seal võib see hinnavahe nagu tõesti olla. Kas tänasel turul ostja võiks hindamisakti võib-olla ise ära tellida, et müüja tähendab, omanik võiks hindamisakti ära tellida, et ostjale just kindlus anda? Jah, see on hea, et sa ütlesid, et kindlust anda. See on nagu kahe otsaga asi, et ma arvan, et see annab ostjale kindlustunde, kui see on olemas. Kindlasti see omanik näeb ka, kui palju tema vara on ikkagi väärt ja mis tehingud piirkonnas on üldse tehtud. Siis ostjale, mis ta annab ju selle, et ostja ei pea ise tellima sellest nagu maksma, et on ju ka kulu. Ja võib-olla ka kiiruse mõttes, et kui hindamine tellida, siis võib kuni võib-olla nädal aega võtta, sõltub siis ajast ja tehingut või sellest aktiivsusest, et siis see nagu aitab seda aega kokku hoida, sest pangas läheb ka alati aega. Lisaks on see muidugi, millega tuleb arvestada, et kaua see hindamine ikkagi kehtib. Et praeguses situatsioonis, kui nüüd hinnad peaksid ükselt langema paari kuu pärast, aga omanik on tellinud tänase päeva seisuga hindamise, siis võib juhtuda see, et pank ikkagi soovib siis, ma ei tea, 3 kuu pärast uut hindamist. Et kui on need hinnad nagu muutunud. Aga üldiselt, kui kaua näiteks kehtivad hindamised, et siis pangad on erinevad, et mõnes pangas kuni 3 kuud, mõnes kuni aasta, mõnes kuni 6 kuud. Et on öeldud ka, et sõltubki täpselt, et millega on täpselt tegemist, mis vara, milline objekt, kortermaja ja mis see turg sel hetkel teeb. Okei. Kui peaks juhtuma, et omanikuna praegu olen hindamisakti ära teinud või maakler soovitas, et davai teeme hindamisakti ära, et ostjatele kindlus anda. Kui nüüd 4 kuu pärast pank ütleb, ei, vaja uut hindamisakti, kas korduv hindamisakt on ka hindaja mõistes kuidagi protsess teine, kas omanik saab sealt ka natuke soodsamalt siis korduva hindamise?
Jaa, vaat sõltub jälle, kui pikk see aja vahe nüüd periood on ju. Et aga kõik on nagu läbirääkimiste küsimus, saame ju tegelikult seda sama, mingi määra sama põhja kasutada, võib-olla turuülevaated on muutunud ja kindlasti peame uuesti koha peal käima ja uued võrdlustehingud nagu otsima. Et aga jaa, et mingi väike soodustus võib läbi alati rääkida. Usun, et see ongi hea koht, kus otsad kokku tõmmata, kellel hindamisteenust Tallinnas vaja on, ütle, kust sind Harjumaal täitsa, kust sind leida võib? Võib-olla kirjutada, võib-olla isegi Facebooki kirjutada, mida on paljud teinud, võib-olla helistada minu emaili siis. Sinu kontaktid leiab kust? Toomus.ee kodulehelt Mirjam Kolga. Mirjam Kolga. Et võib-olla mainiks ka lihtsalt selle, et meil on kõikide pankadega ka koostöö, ehk siis sa võid igasse panka selle hinnangu saata ja kodulaenu lepingutasu soodustused on ka, et meil on kampaaniad erinevate pankadega. Seal siis kuni 40% kuni 100% võib saada kodulaenu lepingutasu soodustust. Lepingutasu pealt? Jah. Oli tavaliselt kuskil 1% peaks olema siis tehingusummas see lepingutasu. Et no abiks ikka. Abiks ikka, need summad ei ole väikesed. Vot, aga igal juhul tänan vaatamast. Pane videole like, subscribe ja näeme ka järgmisel korral. Davai, tšau! Tehtud!